Tere tulemast Mooste mõisasse, mina olen Helen ja tutvustan lühidalt meie mõisat. See mõisahoone on valminud 1909. Arhitektiks oli baltisakslane Reinberg ja tema projekti järgi on valminud ka viinavabrik, mida me hiljem läheme vaatama. Esialgses projektis seda foajeed tegelikult ei olnud, et see on hiljem siia lisatud. Sellele viitavad ka need trellid ja läbi ajaloo on siin muudatusi tehtud palju, sest alates 1920. aastast asub siin kool. Praegu Mooste mõisakool umbes 100 õpilasega. Ja ma arvan, et sellel majal on väga vedanud. Need hooned, kus on koolid sees, on korda tehtud, on ikkagi katust lapitud. Sellel hoonel on teine katus, märkimisväärne kiltkivi katus, selliseid on Eestis väga vähe, sest katus on väga kallist materjalist, pärast vaatame. Ja juba Nolken, kes selle maja siis tellis ja lasi ehitada, olla öelnud, et odavam oleks olnud ehitada see katus 5-kopikalistest vaskrahadest, kui see, et tuua need katusekivid kõigepealt rongiga Riiga ja Riiast hobustega siia Moostesse. No mis toas me siis praegu oleme? No nagu sa näed, on see kasside tuba. Meil on kassimuuseum ja kassimuuseum on tekkinud siia tänu sellele, et siin Mooste mõisakoolis on õpetaja Reet, kellele kassid väga meeldivad ja kes on siis hakanud neid kassidega esemeid, kruuse, kujusid koguma. On talle siit saadetud üle maailma, lastel on väga hea tundides valmistada kingitust õpetaja Reedale ja tegelikult on see täiesti põhjendatud olemuselt ka siin Mooste mõisas, sest Mooste varasem nimetus oli Moise katsi ja katse on ju kassid, et see sobib siia keldrikorrusele ideaalselt, ma arvan. Ma kuulen kogu aeg mingeid hääli. Kas siin mõisas kummitab või? No mina näinud ei ole, aga lugusid on selle kohta ikka liikvele. Ja mõned on siin ikkagi näinud ka, et üks levinud lugu on selline, et üleval teisel korrusel praeguses raamatukogutoas elasid 2 õpetajannat ja ärkas üks neist möösel üles mingil imelisel põhjusel ja nägi meest valges toas ringi kõndimas. Midagi halba ta neile ei teinud, aga läks ära sealsamas läbi ukse. Et mina usun, et meil on head kummitused, kes hoiavad maja ja midagi halba nendest ei sünni. Karta ei ole põhjust. Okei. Lähme äkki välja. Nii, me oleme jõudnud nüüd mingi järgmise hooneni. Mis hoone see siis on? No see on nüüd Mooste viinavabrik. Siit tuli kogu rikkus ja raha mõisasse, et ehitada need uued hooned. Ja nii nagu enne ütlesin, et arhitekt on sama, kes peahoonel, Reinberg, ja tegemist on tööstushoonega. Ja märkimisväärne on see, et pool hoonest on kivihoone. See parempoolne osa ja vasakpoolsel tiival alumine esimene korrus. Ja vasakpoolse tiiva see teine korrus on puidust, aga selleks, et ta oleks tervik, on sinna joonistatud akante ümber tellisvuuk, tornikiivrid on puidust, aga peale on joonistatud, et jätta selline terviklik mulje. Hoone on ilusasti renoveeritud mõni aeg tagasi. Enne renoveerimist oli vihm kõik värvi maha pesnud, et siis oli ilusasti näha, et seal on puit ümber akende. Aga no miks see on nii tehtud, kas see oli odavam ehitada või olid seal parem siis elada, et seal olidki tööliste korterid sellel ajal, et parem pool olid tootmise jaoks ja vasakul poolel elati.